Tere hommikust kõigile meie tänastele kuulajatele, vaatajatele ja järelvaatajatele. On 27. mai ja algamas on Trinity järjekordne veebiseminar, mida seekord teeme koos külalisesinejatega Zone'ist. Meie tänase seminari teema on e-äri uus tulek. Mina olen moderaator Trinity advokaat Peeter Mõtsküla ja kohe pisut lähemalt. Miks me sellest üldse räägime? Kui te e-äriga veel algust pole teinud, siis ilmselt viitas äsja lõppenud eriolukord sellele, et reaalse maailma poed võidakse üsna kiiresti kinni panna. Selle jaoks on hea, kui teil on olemas varuväljapääs või varu sissepääs oma klientide jaoks elektrooniline internetis. Kui see teil juba olemas on, siis ei ole mõtet muidugi e-poodi tühjana hoida, vaid see peaks toimima paralleelselt teie tellistest ja mördist rajatud poega. Ja nii selle rajamisel kui käigus hoidmisel tuleb teil arvestada nii tehniliste kui õiguslike nõuetega. Ja sellepärast me sellest täna koos Zone'iga ka räägime. Kes me oleme? Tehnilisest poolest räägib täna Zone'i tuntud evangelist Peeter Marvet ehk Pets ja õiguslikke nõuandeid annavad Trinity partner, vandeadvokaat Karmen Turk, Trinity advokaat Maarja Pild ja Trinity jurist Maarja Lehemets. Kuidas asi täna välja nägema saab? On niimoodi, et esimesed umbes pool tundi või natukene rohkem, kui me hoogu satume, räägime oma kogemustest ja mõtetest ja katame ära järgmised teemad. Kõigepealt veebilehe tehniline külg, mida tuleb kindlasti silmas pidada endale oma ärile e-presentsit või e-kohalolekut tekitades. Siis vaatame teenuse tingimusi, privaatsuspoliitikat, küpsiste poliitikat ehk seda kohustuslikku juriidikat, mis peab olema olemas ja miks see olemas olema peab. Ning lõpuks võtame kokku selle, mida silmas pidada turundus- ja reklaamitegevuste tegemisel. Viimased pool tundi püüame pühendada teie küsimuste ja kommentaaride peale, ning kuidas te oma küsimusi esitada saate, on teil paremas ekraani servas selline väikene küsimärgiga ikoon, sinna klõpsates saate küsimuste esitamise koha lahti ja kui teil mõtteid tuleb, pange need kohe kirja, me hakkame neid jooksvalt siis vastama või neile jooksvalt vastama pärast seda, kui ettekannete osa on läbi. Aga siit väga pikalt edasi rääkida vaja ei olegi, sest sisu hakkab kohe esitama tehnilise külje teemal Peeter Marvet. Ja kui Peeter mute'i maha võtab. Peeter on nüüd loodetavasti kuulda ka. Tere ka minu poolt ja ma mõtlesin, et kuidas ma nüüd siis juriidilist ja tehnilist poolt seon. Võtame järgmise slaidi, mul on põhilised teemad, mis siit läbi jooksevad, on siis hakkaks pihta sellest, et kuidas ennast internetis kehtestada territoriaalselt
vaataks üle mõnevõrra e-poe ja veebiplatvormid, siis kogu see arenduspoole ja siis jõuaks sellise veebi tuleviku või pideva ülevalhoidmiseni. Aga võtame nüüd esimese nendest siis ette. Ehk et me ilmselt leiame siiamaani linna pealt autosid, valgeid busse, mille taga on kirjas hot.ee aadress, samuti neid, kus on võib-olla viidatud mingisugusele Facebooki lehele. Paraku see on kellegi teise territoorium. Facebooki puhul on teada, et alguses oli tore, hakake suhtlema oma klientidega meie juures, aga nüüd on vaja selle eest nagu raha maksta. Sama küsimus on teiste teenustega nagu hot.ee, et kui see ei ole sinu territoorium, sinu poolt makstud domeen, siis on võimalik, et see keegi teine otsustab teenuse osutamise lõpetada ja siis on sinu poolt ehitatud kontaktibaasiga natukene pahasti. Ehk siis esimene küsimus on registreerida domeen. Ma olen siia võtnud näidiseks ette ühe sellise fiktiivse Peipsi pagariäri domeeni otsingu ja pannud siia kokku erinevaid siis teemasid. Alustuseks see, et Peipsi pagariäri, see nimeosa on siis see osa, mida me registreerime ja see, mis on .ee või .eunl.com on tippdomeen ehk et see register, kuhu me ennast registreerime. Domeeni registreerimine on reeglina aasta kaupa ja nagu näha, maksab suurusjärgus siin sõltuvalt domeenist võib-olla 6-7 kuni paarikümne euroni. Maasikamad domeenid ehk et väga rahvusvaheliselt tuntud sõnad võivad olla oluliselt kallimad. Aga mida selle juures mõelda? Ma olengi siin just proovinud oma enda jaoks paika panna seda, et kui ma olen Kalamajas väike pagariäri, siis ma ilmselt olen petsipagariäri.ee ja sobib väga kenasti. Kui ma tahan mõelda laiematele turgudele, siis mina esimese liigutusena mõtleksin .eu peale. Miks? Sest olles kunagi tootmises töötanud ja näinud müüki Euroopasse, siis Eesti on tore, kui me müüme oma loodust või midagi sellist. Sellel hetkel, kui me tahame müüa kaupa, siis on oluliselt lihtsam, kui me ei tekita kasutajal või ostjal täiendavat küsimust, kus see Eesti asub või kaua sealt kaup kohale tuleb, mis tarne maksab. EU, hea lihtne termin. Mul on siin veel näha ka mõningaid muid eriolukordi, mille peale tasuks mõelda. Ehk siis, kui me sihime erinevaid turge, siis tõenäoliselt me peaksime oma nime puhul mõtlema seda, et see sobituks vastavasse keelde, oleks vastavas keeles, sest et nemad ilmselt Petsi pagarikoda Hollandis ehk .nl puhul väga lugeda ei mõika. Ja lisaks on mul siin ka selline pool ehk, et ma hetkel olen nagu näha otsimas täpitähelist domeeni. Täpitähelised domeenid on tõepoolest olemas, aga kindlasti tasuks registreerida mõlemad variandid ehk siis äri ja ari, sest et tehnilistel põhjustel kipub see äri brauserites kohati veidikene imelik välja nägema, samuti e-posti aadressina. Ja kui siit altpoolt vaadata, et on kirjas domeeni ei ole vaba, siis tuleb välja, et igal pool kõiki täpitähti ei saagi registreerida. Ehk et siis nimevalik on esimene oluline punkt, aga liigume siit edasi. Järgmine küsimus on see, et kui me tahame panna me võime nüüd rääkida kas siis puhtalt e-poest või e-ärist, kus me ennast tutvustame. Ma olen võtnud siin natukese suurema sammu ehk et juba kohe e-poe teema. Minu enda kogemus on see, et mis iganes on sinu äri, kui sa suudad veebi panna üles kas või oma toote kirjelduse, oma kohviku menüü, sa tood midagi maale, pane välja hinnakiri toodetest, piltidest, siis inimesed leiavad su ülesse. Kuidas inimesed leiavad? Inimesed leiavad sind tõenäoliselt guugeldades, otsides toote nime järgi. Ma olen ise ostnud reaalselt tooteid niimoodi, et ma olen näinud kusagil toodet, mul on seda kohe vaja olnud, ma olen guugeldanud, leidnud maaletooja ja siis tänu sellele, et oli Excelis üles pandud hinnakiri. Ja sealt siis läinud kohale ja laos oleva toote kohe ära ostnud. Ehk et pakkuge inimestele võimalusi. Edasi, kui meil on lihtsalt tarkvara või lihtsalt hinnakiri veebis väljas, siis sealt võiks mõelda edasi selle peale, et liigume sammukese edasi ja teeme ka e-poeks. E-poe puhul on neid tarkvaraplatvorme on mitmeid. Ja kes tahab nende kõikide kohta vaadata, siis ma olen teinud mõni aasta tagasi videod, kus ma need kõik kenasti läbi jalutan, ehk et siis nende linkide tagant avanevad vastavad 10-minutised videod. Aga
millist valida ja millised on tegelikult siis nagu populaarsemad, kas see on edetabel. Võtame järgmise slaidi. See on minu poolt eelmise aasta novembris tehtud skaneering umbes 110 000 .ee ehk et Eesti domeeni kohta ja siit tuleb siis välja, mida inimesed eelistavad. Kõige levinum sisuhaldustarkvara on WordPress, mis on siis vaba tarkvaraline lahendus ja kõige levinum e-poe lahendus on WordPress koos WooCommerce'i nimelise laiendusega. Sealt edasi, kuigi me mainime siin ka Voogi, siis Voogi hulk siin on ka lihtsalt veebilehed, mitte kõik ei ole e-poed. E-poodide poole pealt järgmised suuremad ongi PrestaShop ja Magento. Ma olen proovinud siia panna vasakule juurde ka sellised suuruse hinnangud, et mis võiks olla selle poe suurus. WordPress ja WooCommerce ulatuvad kuhugi suurusjärgus 1000 tooteni päris hästi. On olemas ka neid, kus on tooteid 10 000, aga see vajab väga põhjalikku läbimõtlemist. Voog on paras sellise väikesema poe jaoks, kus on sul võib-olla mõnikümmend toodet, mida on võimalik nende kaudu hallata. Suurematega läheb selle ilmselt keeruliseks. Ja siis on tegelikult selline raske kahurivägi nagu PrestaShop, mis ongi e-poeks mõeldud tarkvara, jällegi vaba tarkvara, ja võtaks väga mõnus ka ise ehitajale ja siis on suur, mis nõuab kindlasti väga professionaalset tugearendust ehk Magento. Panin siia näiteks Selver ei ole probleem, sellepärast et tõepoolest Selver seda ka konkreetselt kasutab. Samuti Kaubamaja, Oskasotka ja mitmed muud. Liigume edasi. See on nüüd veel üks näide ehk et WordPress ja WooCommerce olen pannud püsti ühe sellise näidisveebi, kus on võimalik endale registreerida ja teha pood ja proovida järgi, kui lihtne on tegelikult sellist asja ise teha. Minul võtab see videos aega umbes 27 minutit, aga hindamaks seda, kas sa tahad ise teha või kellegi teiselt tellida, siis ma soovitan selle järgi proovida. Ma arvan, et esimesel katsel te jõuate kiiresti järeldusele, et võiks kelleltki teiselt tellida. Võtame ühe slaidi edasi. Ma võtsin siia ka sellise näite, nagu seda on Voog, mis on nüüd selles mõttes erinev, et kui WordPress on selline, kus on sul tarkvara ja sa põhimõtteliselt peaksid rentima endale ka serveri, kus see jookseb, siis on olemas ka sellised teenused nagu Voog, Eestis on olemas veel ShopRoller, maailmas Shopify, kus on nii-öelda SaaS, Software as Service. Ehk teenusepakkuja serveris jookseb sinu pood ja sina pead ise muretsema ainult selle sisu pärast. Ehk sa muudad seal oma tooteid, kujundust ja nii edasi, aga kõige selle tehnilise poole eest hoolitsevad nemad. Ehk et siis ongi küsimus ühe poole pealt, kas teha ise või lasta kellelgi teha. Ja samuti see, et kas me tahaksime tulevikus seda, et selle eest haldab keegi nii-öelda selline teenusepakkuja või on meil suurem vabadus. Ehk et siin on mitu erinevat vabaduse dimensiooni, mis tuleb alustuseks läbi mõelda. Aga liigume sammuks edasi. Alati tekib selle juures küsimus, et mis see kõik siis maksab. Ehk kui me vaatame seda mingisugust paarikümne eurost võib-olla kuumakset mingi teenuse puhul, siis tuleb kindlasti meeles pidada seda, et see asi vajab ka püstipanemist. Tüüpiline arendaja töötund on vahemikus võib-olla 40 kuni 65 euri ja me arvestame sellise, ütleme, võib-olla nädalase tööga, kes siis käib ja kohandab selle poe sõltumata sellest, millises keskkonnas me täpselt seda mõtleksime, siis me võime arvestada sellise 1000 kuni mõne 1000 eurose miinimumkuluga. Rohkem kohandatud ja veidike rätsepa tööna tehtud poed on võib-olla 4-6 000 eurot ja Magento, mis on tõesti selles mõttes raske kaardivägi, projektid hakkavad sealt 10 000 ja ülapiiri on väga raske öelda. Mille peale siis tegelikult see aeg kulub? Ehk ongi tegelikult kujunduse kohandamine, kõik ostuprotsessiga seotud spetsiifika. Kas teil on lihtsad tooted või on tegemist mingisugusegi komplekteeritava tootega, ehk et keegi ei ostagi teilt lihtsalt ühte toodet, vaid alati mingisuguse portsu. Võib-olla on tegemist T-särgiga, millel on olemas erinevad kujundused, värvid, naiste, meeste, suurused ja nii edasi. Siin otsa tulevad erinevad turundusloogika küsimused ja müügiloogika küsimused. Kuidas te tahate müüki edendada? Kupongidega. Võib-olla teil on mingid erinevad hinnakirjad, mis muutuvad kampaania ajal. Kas te tahaksite müüa mitmel turul? Kas te tahaksite ühe nii-öelda back-endi või selle rakendusega, kus te haldate poodi, tegelikult pidada mitme erineva brändiga poode? Sellist on Eestis mitmeid olemas. Võib-olla te tahaksite samast müüa ka hulgikliendile. Ehk need on kõik küsimused, mis on kasulik ennem läbi mõelda, kui minna arendaja juurde rääkima. Ja siis loomulikult kõik integratsioonid, tarned, maksed, majandustarkvara, laohaldus ja nii edasi.
liigume edasi. Mille juures tuleb üles küsimus, et kuidas siis selliste keeruliste asjade puhul olla üldse hea klient ja mis on nagu selliseks alustamiseks oluline. Kuna meil aega on vähe, siis me ei suuda neid kõiki teemasid lõpuni lahti rääkida, seega sellised lihtsad punktid. Kui sa valid endale arendaja, siis tema tõenäoliselt valib selle tööriista, millega tema on harjunud tegema, sest temal on sellega seoses olev kompetents. Ehk siis mõistlik on alustuseks kohe otsustada ära, kui suureks sa kavatseb kasvada ja millist tegelikult lahendust sa vajad. Järgmine asi on see, et kui sa pole alguses välja mõelnud, mida sa tahad, siis muudatus tööülesandes tähendab tegelikult töö muutumist ja tõenäoliselt ka hinnapakkumise muutumist. See on oluline meeles pidada, sest et see on arenduslepingu tüüpiline punkt. Hästi oluline on see, et sa prooviksid ja katsetaksid eelnevalt läbi, kuidas oleks internetis elada, sest et siis sa suudad anda adekvaatset sisendinfot arendajale, kujundajale ja nii edasi. Kuula kindlasti nende antud soovitusi ja kui toode hakkab valmistama, pood hakkab valmistama, siis testi ja anna tagasisidet, sest et neil on parasjagu nii-öelda grill soojas ja nad tahaksid kiiresti saada teada, kas kõik on õieti või mitte. Ja loomulikult plaani kõige selle juures pikka suhet, sest et kui me rääkisime eelnevalt SaaS ehk tarkvarateenusena lahendustest, kus tõepoolest kõik on juba teenusepakkuja juures, siis ka kõikidel muudel puhkudel on vaja mõelda selle peale, kes hakkab selle eest edasi hoolitsema. Ja järgmine slaid. See on nüüd siis üks meie tüüpiline pilt. Paremalt poolt hakkavad sellised tüüpilised pilveserverid, mis on lihtsalt virtualiseeritud server, kus kõik on sinu või sinu palgandatud arendaja hallata. Keskmine on meie vaatest selline Sony tüüpiline virtuaalserver, millest on võimalik kasvada ka privaatserveriks, juhul kui külastatavus kasvab. Ja sellisel puhul on see, et meie vastutame kõige eest, mis on allpool seda teie valitud Magentot, WordPressi, PrestaShopi või midagi muud sellist. Ja viimane küsimus on see, et võib-olla oleks mõttekas leppida kokku, et me hoolitseme ka selle eest, et see rakenduskiht püsib ja teie soovite tegeleda ainult poega. Ehk et ise tegemise puhul on see vastutuse jagamise piiri selgeks mängimine hästi oluline. Hall värv on siin sellepärast kasutusel, et sageli peavad inimesed seda halliks territooriumiks. Nad arvavad, et meie vastutame selle eest, meie arvame, et nemad vastutavad selle eest. Aga sellega ma tehnilise poole lõpetaksin ja annaksin mikrofoni edasi või tagasi. No nii, aitäh Petsile tehnilise poole eest ja läheme kohe siit edasi nüüd 4 järgmise soovitusega, mis puudutavad juba õiguslikke küsimusi. Ja esimese otsa teeb lahti Trinity partner, vandeadvokaat Karmen Turk. Tere ka minu poolt. Et järgmise osana number 2 räägime siis teenuse tingimustest ja seda selle kõige laiemas mõttes. Teenuse tingimused oma olemuselt on need, mis on vajalikud selleks, et äri kaitseks just nimelt sinu kui ettevõtja huvisid. Samas tagaks ka igale sinu kliendile sellise tasakaalustatud läbipaistva äritegevuse viisi, mis tekitab usaldust ning loob püsivama ja pikema suhte. Mida nendes reguleerida, oleneb vägagi palju sellest, milline on sinu äri. Seepärast, et nagu ka sissejuhatuses rääkisime, siis ei ole see uus e-äri enam mitte ainult kaupadega seotud e-pood, vaid internetti liigub üha enam ja enam ka sellised teenused ja muud mitte katsutavad kaubad, mis varem olid müügil ja pakkumisel vaid näost näkku viisil. Seetõttu tuleb väga selgelt arvesse võtta, mis on sinu äri. Näiteks, kui tegemist on tavapärase e-poega, kus on kaubad ja tooted, on oluliseks eelkõige just läbi mõelda, et oleks väga põhjalikult kirjeldatud tarne, makse ja igasugused tagastustingimused. Kui aga teie äriks on hoopis mobiilirakendus, siis on palju olulisem pakkuda julgustust kliendile sellest, kuidas te tema andmeid hoiate ja mida te nendega teete. Teenuse puhul aga on veelgi olulisem hoopis kajastada ja peegeldada seda, et olete usaldusväärne ja siiras kirjeldus teie enda ärist, kuidas te seda teenust osutate, on selle võtmeks, mis peaks teenuse tingimustest välja paistma. Sest juriidika
ei ole ainult tagala kindlustamine, vaid juriidikat peaks vaatlema kui usalduse tekitamise vahendit, eelkõige tingimusel, et seda juriidikat siis luuakse arusaadavalt, lihtsas keeles ja siiralt. Mis aga on miinimumina vajalik, sellest räägib edasi Maarja Lehm. Nii, tere ka minu poolt. Mina siis jätkan Karmeni mõttelõnga ja kirjeldan lühidalt, mis teenuste tingimustes kindlasti peaks olema kirjeldatud. Et meil on võlaõigusseadusest ja paljudest teistest väikestest seadusest kohustuslikku teavet, mida kindlasti peab enne lepingu sõlmimist andma. Näiteks tuleb anda info kas siis toote või teenuse omaduste kohta, kindlasti hinna kohta ja seda lausa eraldi tuua välja maksud ja transpordikulu ning samuti näiteks tuleb anda info taganemise õiguse olemasolu või puudumise kohta. Et tegelikult seda, mis kõik tuleb teisele poolele teatavaks teha, seda on päris palju. Ja me olemegi siia välja toonud siis miinimumpunktid, mis kindlasti siis teenuse tingimustes olema peab. Ehk siis esiteks tuleb kindlasti ära kirjeldada, mis teenust hakkate osutama. Lisaks tuleb välja tuua, kuidas teenuse osutamine reaalselt välja näeb või näiteks kuidas kauba kohale toimetamine reaalselt toimub. Samuti võib olla oluline intellektuaalse omandi küsimustes info andmine. Näiteks võib see olla oluline olukorras, kus on tegemist platvormiga, kus mitmed inimesed müüvad kaupu. Et sellisel võib tõusetuda küsimus näiteks piltide omandiõiguse üle. Lisaks on kindlasti oluline reguleerida vastutuse küsimus, et mis juhtudel siis teenusepakkuja või müüja vastutab. Kui nüüd teie klient on tarbija, siis ütleme niimoodi, et teenuse tingimused muutuvad kohe palju pikemaks, sest tarbijate puhul on teemasid, mis kohustuslikus korras peab olema kajastatud päris palju. Lisaks tuleb anda info pretensioonide esitamise võimaluse kohta ja vaidluste esitamise kohta. Ning iga teenuse tingimused kindlasti on seal sees ka info nende kehtivuse ja muutmisõiguse kohta. Aga mis on veel teenuse tingimuste juures on oluline on see, et lepingu sõlmimisel ei saa need teenuse tingimused olla ainult teie veebilehel, et need tuleb anda isikule püsivamalt. Näiteks saab seda teha saates talle kinnituse meilile ja selles meilis anda siis ka reaalselt need teenuse tingimused kaasa. Aga nagu Karmen juba ka eelpool mainis, on tegelikult väga oluline arvestada just teie enda äriga. Et kõik see, mis meie siin loetleme, võib olla küll selline miinimum, aga päris teie vajadus oleneb siiski teie äri spetsiifikast. See siis oleks praegu teenuse tingimustest kõik. Tere ka minu poolt. Mina olen Maarja Pild ja räägin teile siis natuke privaatsustingimustest. Et ma ei usu, et kellelegi, kes kuulab, on just otseselt üllatuseks see, et privaatsustingimused on midagi, mis veebilehel peavad olema. Aga ma toongi välja mõned sellised vead, mida me tihti nendes privaatsustingimustes näeme. Esimene pool on siis sisu pool. Et tihtipeale on puudu teatud info. Et eks nad sellised pikad ja lohisevad on ja on ka küsimus, kas keegi peale konkurendi või juristi neid üldse loeb, aga olema nad peavad. Ja üks infokild näiteks, mis tihtipeale puudub, on viide Andmekaitse Inspektsioonile. Nimelt siis tõesti regulatsioon ütleb, et tarbija või ka tahes mis teine andmesubjekt, füüsiline isik, ei pea minema kusagilt otsima, kuidas ta oma õigusi saab kaitsta ja kus, vaid see peab olema konkreetselt kirjas. Ja sealhulgas siis peab olema kirjas ka see, et ta saab pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole. Et selline väike nüanss, aga samas suur teema. Ja teiselt poolt peavad olema ka loetletud need õigused, mis isikutel on. Et taaskord võib ju küsida selle järgi, et kas siis iga inimese enda kohustus ei ole teada, millised on tema õigused ja ka kohustused, siis siinkohal jällegi öeldakse, et need tuleb väga täpselt loetleda nendes tingimustes. Nüüd teine teema või probleem, tulles sisu juurest ära, on kujundus. Tihtipeale ka väga suurte ettevõtete puhul me näeme, et need
tingimused on disainitud viisil, mida keegi ka ei taha avada. Olukorras, kus tal on tõesti vaja nendest tingimustest informatsiooni, siis neid on lihtsalt ebameeldiv lugeda. Ja on täiesti selge, et on antud juhised, et need tingimused peaks olema kirjutatud nii, et nendest saaks aru ka iga inimene, iga lihtne inimene. Eriti kui näiteks need teenused on suunatud lastele sealhulgas, siis peaksid tingimused olema isegi nii kirjutatud, et ka laps saab aru, kui ta siis tõesti kukub neid lugema mingil põhjusel. Ja disaini poolt on isegi räägitud sellest, et ei tohi karta, et lisada nendesse tingimustesse visuaalset materjali ja olen näinud ka näiteid siis Euroopa Nõukogu poolt räägitud sellest, et võiks lisada ka isegi videosid. Ma ei tea, kas me küll nendeni jõuame, aga isegi videodeni oleme siis disaini puhul jõudnud, et siis sellised asjad, mida meeles pidada. Minu poolt praegu kõik. Nii, tere taas minu poolt, et me oleme nüüd kiiresti üle käinud teenusetingimused ja privaatsuspoliitika, aga tegelikult on veel kolmas teema, mis ühe e-poe ja muude e-lahenduste kasutamisel väga oluline on ja need on küpsised. Nüüd, kui ma räägin küpsistest, siis tegelikult ma mõtlen kõiki erinevaid jälgimistehnoloogiaid ehk siis selliseid koodijuppe, mis salvestuvad kasutaja seadmesse ja mille kaudu on võimalik andmeid koguda. Näiteks ka Facebooki Pixel on selline tehnoloogia. Küpsiste puhul on esmalt oluline endale selgeks teha, et mis küpsiseid teie veebileht kasutab ja mis liiki need küpsised on. Ma kirjeldan siin kiirelt ära mõned kõige olulisemad liigid ja miks need olulised on, selle juurde ma jõuan nõuete all. Et esmalt on kindlasti üks oluline küpsise liik vältimatult vajalikud küpsised. Need on siis küpsised, mis on reaalselt, ilma milleta ei saaks teie e-pood või siis e-lahendus üldse toimida. Siis meil on analüütika küpsised. Need on siis küpsised, mis kas isikustatud või isikustamata kujul võimaldavad statistika tegemist ja analüütika tegemist. Ning lisaks on veel reklaamiküpsised, mis võimaldavad reklaami optimeerida ja isikustada. Aga tulles veel tagasi küpsiste tausta juurde, siis küpsiste teema on kindlasti viimasel ajal just eriti olnud väga kuum ja küpsiste regulatsioon, tuleb tunnistada, ei ole Euroopas ühtne. Meil on e-privaatsusdirektiiv, mis ei ole liikmesriikides alati ühtemoodi üle võetud ja seetõttu on ka nõuded küpsiste kasutamise osas riigiti teatavas osas erinevad. Aga mis siis need nõuded on, mida jälgima peaks? Et ma otsustasin, et ma kirjeldan siin sellist lahendust, mille puhul saab võrdlemisi julgelt öelda, et ollakse ka rangemate nõuetega kooskõlas. Et küpsiste puhul on oluline anda nende kasutamise kohta teave ja see teave peaks siis sisaldama seda, et mis küpsiseid, mis liiki, mis funktsionaalsustega, mis eesmärgiga ja mis andmeid koguvaid küpsiseid reaalselt teie veebileht kasutab. Küll aga on nüüd enamik või suur osa Euroopa andmekaitse järelevalveasutusi, sealhulgas ka meie enda andmekaitseamet, avaldanud seisukoha, et küpsiste kasutamisel on vajalik nõusolek. Ehk siis ainult selles teavituses, mis paljudel veebilehtedel praegu veel on, et kasutame küpsiseid, enam ei piisa. Ehk Peeter paneb järgmise slaidi ka, et näitan siin lihtsalt ühte võimalust selle hüpiku väljanägemise osas, et milline see olema peab. Kindlasti peab olema seal antud info, et mis liiki küpsiseid siis kasutatakse ja hea oleks, kui oleks see link siis reaalselt selle küpsise poliitika juurde. Nüüd see, millised nupud siin täpselt tulevad, et selleks saab mängida, et kui nüüd küpsised on väga-väga olulised teie ettevõtte funktsioneerimisele, siis tasub mõelda, et see disain kui selline kutsuks üles just klikkima seda varianti, mis võimaldab kõikide küpsite kasutust. Ehk siis need nupud minimaalselt peavad seal olema, et võimaldagi kõikide küpsiste kasutust või siis järgmine nupp võiks olla seaded või küpsiste eelistused, mille all siis näiteks teise vaatena avaneks kõik need liikide kaupa küpsised. Et inimestel peab olema võimalus liikide kaupa küpsiseid siis sisse ja välja lülitada. Ja tuleb välja tuua see, et vaikimisi võib sisse olla lülitatud ainult siis need vältimatud vajalikud küpsised. Ehk kui nüüd oma küpsiste peale mõelda, siis tasubki
korda ajada järgmised asjad, et anda teave ja teha siis küpsiste hüpik, millega küsida nõusolek küpsiste kasutamiseks. Ja see on siis praegu küpsistest kõik. Järgmisena ja viimaste teemadena puudutame siis lühidalt seda, mida on oluline mõelda, kui te enda äri, e-teenust või uut kaukäri reklaamima asute või seda siis juba turundada otse oma kliendile soovite. Reklaami puhul kõige olulisem on alati mõelda, et igasugune teave, mida te üldsusele näitate, mille eesmärk on edendada teie äri või ettevõtet, on pigem käsitletav reklaamina ja kõik nõuded, mis kehtivad reklaami kohta, kehtivad ka seal. Olenemata sellest, kas te teete seda õues, televisioonis, raadios, oma Facebooki kontol, Instagramis või kuskil jututubades. Need kõik on reklaamid ja peavad vastama üldistele reklaamile esitatavatele nõuetele. Kui võtta need nõuded kokku, siis võib öelda, et kõige olulisem, kui jätta meelde, on 5 nõuet. Esiteks on see, et reklaam peab olema selline, et kui tavaline keskmine inimene seda näeb, kas siis Instagramis, Facebookis, tänaval, siis ta saab aru, et see on reklaam. Teiseks peab see olema eristatav muust teavest. Ehk siis kui reklaam peita oma näiteks trükimaterjali keskele, siis võib öelda, et ta pole eristatav ning tuleks paremini välja tuua. Kolmandaks, reklaamist peab ilmnema see, kes on selle reklaami tegija, kes on see ettevõte, mis on see kaubamärk või ka domeeni nimi või ka Facebooki leht, kes seda reklaami teeb. On mõned näited, mille kohta näiteks meil läbi praktika on küsitud, et kui tehakse sellist reklaami, mis on nii-öelda etapiviisiline, et just kui tuleb esimene tükike, mis annab natuke infot, siis tuleb teine tükike, mis annab ka natuke infot, aga kokku pole veel võimalik panna, kes see tegelik tellija on. Et mõned näited on meil olnud siin sotsiaalreklaamide puhul selline nagu traksid peale ja veel mõned. Et sellisel juhul seadusandja on ka sellele mõelnud ning seadusandja ütleb, et sellisel juhul vähemalt hiljemalt 15. päeval peab jõudma siis samasse kanalisse see üks tükikene sellest reklaamist, mis siis paljastab ka selle, kes on selle tellija ja mis on selle reklaami mõte. Neljandaks, reklaam ei tohiks olla ühelgi juhul ebaõige ega muul põhjusel seaduse alusel keelatud. Seadus keelab väga ekstreemsed reklaamimise juhud. No näiteks, kui tundub, et reklaamiga kutsutakse üles metsatulekahju tekitama. Seda loetakse keskkonnaohtlikuks reklaamiks ja sellist teha ei või. Ja viimaks, mis tekitab ilmselt praktikas kõige rohkem küsimusi, on see, et reklaam ei tohi olla eksitav. Eksitava reklaami alla mahuvad kõik olulisemad reklaamiviisid, mida ettevõtja tegelikult tihtipeale soovib kasutada. No üks näide on võrdlev reklaam. Võrdlev reklaam siis kas oma konkurendi samalaadse kauba hinnaga või hoopiski omadusega. No selline tüüpiline reklaam, minu oma on parem kui sinu oma, minu värv on sinisem kui sinu oma, minu teenus on usaldusväärsem kui mõne teise oma. Võrdleva reklaami osas on rohkem kohtuasju kui ühegi teise reklaamiliigi osas. Ja sellel on lihtne põhjus. Võrdlevat reklaami võib teha ainult juhul oma konkurendi tootega, kui seda on võimalik näidata, et te tegite seda tõepoolest heas usus ning see asjaolu, mida te võrdlete, on objektiivselt tõene. Ehk siis, et ei saa öelda, et minu värv on sinisem kui tema oma, kuid seda saab öelda, kui see on objektiivselt ja üheselt faktiliselt näidatav. Teine oluline koht, mis on siis eksitava reklaami osas tihtipeale ka meie poole pöördutakse, on siis, kui soovitakse rõhutada mingisugust eriotstarvet. Et just nimelt teie teenus omab seda ühte ja erilist tunnust või just teie kaup omab seda ühte ja erilist viisi, mis võimaldab seda kasutada kuidagi teisiti kui kõiki teisi sarnaseid. Sellisel juhul tuleb jällegi tagada, et see tõepoolest oleks tõene ja see ei eksitaks kuidagi ega annaks siis tarbijale mingit vale infot või siis sellist ostuotsust ei pööraks viisil, mida tarbija iseseisvalt teinud ei oleks.
Ja viimane, kõige olulisem selline eksitava reklaami juht, mille puhul ka meie oleme pidanud kliente nõustama, on siis see, et eks internetis, nagu me kõik oleme märganud, teenuseid ja tooteid tihtipeale müüakse ja pakutakse läbi selle, et sinna kõrvale on märgitud soodustus. Soodustuse kasutamisel peab olema äärmiselt ettevaatlik ja mõtlema läbi, et see hind, mille suhtes te soodustust tarbijale pakute, on tõepoolest olnud teie päris hind, päris ja olemasolev rakendatav hind ja sellest te võite siis soodustust arvestada. Kõik muud viisid võib Tarbijakaitseamet lugeda eksitavaks ning te leiate omal postkastist kirja, mis palub seda muuta ja viivitamatult käituda. Need on 5 nõuannet, mida meie annaks siis reklaami tegemisel, olenemata sellest, kus te seda reklaami teete, kas oma Facebooki kontol või trükimeedias. Edasi annan sõna turunduse osas Maarja Pildile. Tere minu poolt veel uuesti ja jõuame kohe siis nüüd viimase teemani. Et ei saa päris ära jätta ka nõusolekute teemat ja turunduse teemat. Et kui me veebilehtedest räägime, siis just veebilehtede kaudu tihtipeale otse turunduskirjade saatmiseks või ka sõnumite saatmiseks palutakse inimestelt nõusolekuid. Nüüd tuletan meelde vana asja, et kui te küsite nõusolekut, et kas ma võin sulle ühte-teist kas uudiskirja või mingisugust sõnumit või teadet saata, siis ei tohi see olla eellipustatud. Ehk see siis tähendabki opt-in ja opt-out meetod, ehk tarbija või siis ükskõik milline füüsiline isik peab panema linnukese, ehk siis opt-in ei tohi olla nii, et ta peab selle linnukese ära võtma, ehk et oleks opt-out. Et kuigi nüüd on täiesti selge, et nõusoleku võtmiseks niiviisi isiku eest valikut ette teha ei saa, siis me endiselt näeme, et seda tehakse. Vaatasin ka täna hommikul tuli mulle üks reklaam. Harvard Business School kutsus mingisugusele koolitusele ja vaatasin, et neil olid kõik need linnukesed seal alles. Ja võite mõelda selle peale, et no jaa, aga Harvardi ülikool on ju Ameerika Ühendriikides, aga Euroopa andmekaitse on selline kummaline, et selle järgi, kui pakkuda teenust Euroopasse, siis peavad ka teised riigid, sealhulgas Ameerika Ühendriigid, siis järgima Euroopa andmekaitse reegleid. Et selles osas peaksid tegelikult olema ka nemad kursis, et neid linnukesi minu eest kuskile vormi ette teha ei tohiks. Et selline meeldetuletus. Aga nüüd lõppsõnaks ma annangi sõna Peetrile, Peeter Mõtskülale, kes siis kõik ilusti kokku tõmbab. Tere jälle ja aitäh kõigile esinejatele, et teen ise otsa väikse turunduse ja reklaamiga lahti ja jagan teile viiteid nii Trinity blogile, mis sisaldab siis meie advokaatide poolt järjest juurde loodavaid erinevate päevakajaliste teemadega seotud õigusalaseid nippe ja näpunäiteid. Ja värskele asjale Eesti internetimaastikul Zone'i veebiakadeemia, kus täna on terve ööpäeva jagu vaatamist täiesti tasuta õpetussõnu selle kohta, kuidas enda e-äri mõistlikult käima joosta. Slaide jagame ka hiljem, et kes jõudsid praegu need aadressid kirja saada, siis saate külastada pärast ja ülejäänud osalejatele saavad olema nii video kui slaidid järelvaatamiseks kasutada. Aga lähme siit edasi juba sujuvalt küsimuste juurde, mida meie osalejad on ka esitanud. Ja teeks kohe lahti otsa juba registreerumisel esitatud küsimusega, mis puudutas siis seda, et koroonaviirus ja sellega seotud piirangud on maailma muutnud ja ilmselt võiks oodata e-kaubanduse kasvu kiirenemist. Et kui palju seda
võiks Euroopas ja kui palju Eestis ette näha? Jah, võib-olla võin kommenteerida seda palju, et ennustamine ei ole kunagi väga hea töö, eriti selliste nii-öelda musta luige sündmuste puhul, nagu seda on praegune koroonakriis. Aga arvestades seda, et e-kaubandus on maailmas kasvanud, vist on suurusjärgus mingi 5% aastas ja jõudnud selleni, et tema maht kogu kaubandusest on seal võib-olla 15-20% kanti lähenemas. No siis ma arvan, et see graafik teeb sarnase hüppe, nagu me oleme näinud siin ka koroonanakatumiste puhul ja nii edasi, ehk et ta hüppab tõenäoliselt ülesse. Et hästi palju seda, miks inimesed e-kaubandust ei kasuta, on harjumuse põhine, me oleme harjunud seda teisiti tegema ja ma näen juba samuti, nagu ma näen kontorites küsimusi, miks me peame tagasi kontorisse minema, on ka küsimus, et miks me peame oma mugavaks saanud sõiduharjumust, ostuharjumust nüüd järsku muutma hakkama, et ma olen hakanud oluliselt rohkem vaatama selle peale. Aga seal on oluline küsimus on selles, et kuna ühel poole pealt on inimesed liiguvad võib-olla rohkem e-kaubandusse, teise poole pealt on näha rohkem suundumist sellisele nagu vajalikule tarbekaubale ja majanduskriisi ootust, siis ütleme, need asjad tõenäoliselt selle mõnevõrra balansseerivad, et see on nagu kasvab kindlasti ja ma arvan, et me selles päris samasse maailma ei naase kunagi, mis meil enne oli. Ja võib-olla veel lisaks, et ma olen täiesti nõus, ennustamine ei too kasu kellegile, aga kui proovida nagu numbritest lähtuda, et siis selle eriolukorra keskpaigaks umbes olid siis mitmed uuringud juba proovinud analüüsida just nimelt seda, mis juhtub e-kaubanduse ja e-äridega. Ning USA suhtes, kus ka piirangud muidugi küll kehtestati natuke hiljem, aga selle eest algselt ka mõnevõrra karmimalt, siis selleks e-äri valdkonna tõusuks arvestati kuni 30%, mis on juba päris suur number. Samas, loomulikult täna me kõik liigume ikkagi tagasi sinna, et natukene järjest enam tagasi päris maailma. Päris maailmaks ilmselt mitte kunagi ei muutu, aga samas võib tõdeda, et väga paljud ettevõtted, kes varem on olnud vägagi traditsioonilised ja kasutanud enda müügiks näiteks vaid vahendajaid ja pole kunagi tegelikult vaevunud olema siis näoga oma lõppkliendi poole, sest meil pole seda vaja olnud. On viimasel ajal ikkagi need küsimused sagenenud küll, et kas me saaksime ka otse kliendini minna ise, et miks me peame näiteks kasutama ainult suuri ehituspoode või suuri kaupluste kette füüsilisi, kui me tegelikult võiksime ju lisasuunana jõuda otse oma kliendini ja neid küsimusi saame küll ikka iga nädal mitu tükki oma klientidelt. Aitäh! Ma lisan veel siia ühe viite juurde, on olemas selline tore organisatsioon nagu Eesti e-kaubanduse liit, kui otsida leiab selle Google'ist kergesti ülesse, kus muideks leiab ka erinevaid e-kaupmehele vajalike alustamiseks vajalikke lepingu näidiseid ja neid samu asju, millest me siin, vähemalt osa nendest asjadest, millest me rääkisime, leiab e-kaubanduse liidu kodulehelt ülesse. Sealt leiab ka hiljutise maksekeskuse, mis on Eesti suurim maksevahendaja blogipostituse, kes ütles, et võrreldes eelmise aasta aprilliga oli nende kaudu tehtud maksete hulk kasvanud 237%. Ehk et ütleme, et ma just näen seda selles mõttes, et ühe poole peal on Amazon, aga teise poole peal olete teie, meie Eesti ettevõtted ja ma arvan, et teil on päris paljudel on võimalik teha praegust kiirendus 0-100 selles mõttes ilma, et oleks nii-öelda vaja vahepeal sidurit vajutada. Väga uhke. Võtame järgmise küsimuse ja küsimus kõlab, kas valida .ee või mõni muu, näiteks .eu või .com domeen ja kas turvalisuse mõttes on vahet? Turunduslikest aspektidest, kui su sihtturg on Eestis, siis kannatab .ee valida, kui sihtturg on mujal või lausa üle maailma, siis võib kaaluda kas sihtriigi või siis sellist suuremat üldist .com või Euroopa keskset .eu.
Aga küsimuse teine pool on see, et kas vahet on turvalisuse mõttes ja samuti kas on vahet domeeni registreerimise osas, et kas me kasutame Eesti või välismaist pakkujat? Ma kommenteeriks siia juurde seda, et turvalisuse osas tegelikult nagu olulist vahet ei ole. Selles mõttes, et enamus neid tippdomeene on üsnagi turvalised, millega on mõnevõrra küsitavusi, on erinevad need nii-öelda uued tippdomeenid, nagu mis on siis mitte enam .ee või .com, vaid on mingisugused .midagi, näiteks on konkreetselt selline nagu .xyz, mis enamasti on igasuguste spämmerite ja kahtlaste tegevuste kasutusel. Et selles mõttes nagu suurt ei ole, aga ma tean, et EE on väga puhas domeeniruum, samuti teeb .eu teeb väga-väga head tööd hoidmaks oma domeeniruumi puhtana ja olles suhelnud just .eu nii-öelda esindajatega, siis oli meil koroonakriisiga seoses küsimus, et kui palju on nagu reaalselt politseil kaebusi neile. Ja siis nad ütlesid, et see oli nüüd, ma arvan, et aprilli alguse seisuga, et see aasta on tulnud 1. Ja seal on nagu miljoneid domeene, et tegelikult ütleme, et need on turvalisuse mõttes väga head. Eesti või mujalt selles mõttes sellel nagu peamine küsimus on enamasti selliste teenuste puhul see, et kui palju sa saad vajadusel helpdeskist tuge. Eestis on tegelikult tõenäosus see, et keegi sinuga tegeleb vähemasti meie helpdeski suuruse puhul väga suur. Mujal on suurem tõenäosus sattuda roboti või telefonikeskuse alltöövõtja peale. Ja samuti on küsimus see, et mis on nagu lisateenused, mis on juurde tulevad, nimeserverid ja nii edasi. Ja sageli, mis on meie puhul, ma tean, et on oluline on see, et kui kõik on meie juures, siis kui sa tuled minu juurde, et sul on mure, siis ma saan näha kogu seda pilti ja mul on lihtne seda muuta. Kui sul domeenid on igal pool laiali, nimeserverid on laiali, siis nii-öelda see sisseastuv, kõnealustustasu selleks, et ma hakkaksin välja selgitama, mis su probleem võib olla, on tõenäoliselt tundides ja tunni hinna me joonistasime sinna kuhugi ülesse. Ehk et selles mõttes nagu natukene paar senti odavamat teenust otsida ei ole tõenäoliselt mõttekas. Seda enam, et päris sageli on suurtes kohtades ka väga huvitavad hinnastusstrateegiad, kus esimene aasta on suhteliselt null hinnaga, aga järgmistel aastatel maksad sa selle kinni. Nii et kui sul pole mõtet plaani kasutada seda korraks, siis jälgi need upsell ja hinnastamisstrateegiad ja see on väga huvitavaid kombeid. Aitäh ja võtame järgmise küsimuse. Et kui uudiskirja teha ei kavatse, siis miks ma ikkagi üleüldse privaatsuspoliitikat või midagi sellist vajan? Et pean praegu näiteks Facebookis väikest äri ja kas nende privaatsustingimuste tegemine ikka on vajalik? Ma siis võtan selle küsimuse. Et jaa, päris selle järgi, et kas te saadate uudiskirja, ei saa otsustada, kas on vaja privaatsustingimusi või mitte. Ja eriti, kui te tegelete juba äriga, siis see viitab sellele, et tõenäoliselt teil neid ikka on vaja. Ja mille järgi seda otsustada on see, kas te töötlete tahes milliseid isikuandmeid. Mis see tähendab? Kas te teate oma klientide nimesid? Kas te teate, millal on mingisugune potentsiaalne klient laikinud mingisugust teie postitust? Kas te teate mõne oma kliendi telefoninumbrit, e-posti, tahes milliseid kontakte? Ehk siis hetkest, kui te eriti äritegevuses hakkate kasutama kolmanda isikuandmeid, siis sellest hetkest on alati turvalisem teha endale privaatsustingimused. Nüüd Facebookiga üldiselt on juba väga palju lahendeid, et see kohaldub isegi erasuhetes, siis see andmekaitse üldmäärus. Ja meil nüüd siin hiljuti oli isegi üks selline vaidlus, kus vanaema oli postitanud Facebooki lapse pildid ja ka sellest tuli küsimusi. Et päris hea, eriti kui te teete äri, selle järgi otsustada, et ei saada uudiskirja, ei saa. Kui te vähegi töötlete kellegi andmeid, mis ei ole siis teie andmed, siis ma soovitan, et privaatsustingimused ikkagi teha. Aitäh, Maarja. Väikse täpsustusena lisan, et õnneks ei olnud see vanaema ja lapselapse tüli meie laual, see ega ei juhtunud Eestis, aga tõepoolest seda laadi teemad on laual ja kui te kelle iganes isikuandmeid mis tahes viisil töötlete,
siis kui see läheb otsapidi teie ärilisse kasutusse, peaks see kindlasti teil mingisugunegi dokument olema, mis kirjeldab, kuidas ja mis eesmärgil te neid andmeid töötlete. Aga võtame järgmise küsimuse. Et kui info minu tegevuse kohta, minu äri kohta on näiteks sõidukil ja ma olen sinna juurde pannud loosungi, et mul on kiireim e-teenus, et kas see on reklaam ja kui ta on reklaam, siis kas ta on lubatud? Et vastasin ka juba kommentaarina kirjalikult lühidalt, aga selgitan suuliselt paari sõnaga juurde. Selline info, mida tihtipeale me sõidukite külgedel näeme, on kindlasti reklaam. Eriti, kui ta on sellisena esitatud. Näiteks üldreegel on, et kui kasutusel on kaubamärk, siis tegemist on reklaamiga. Eeldusel, et teie sõidukil olev info teie kaubamärki näitab seal või siis annab muud infot ja ma saan aru, et seal on ka hüüdlause. Ma saan aru siis, et kiireim teenus, näiteks siis võtame näiteks koristusteenus. Et sellisel juhul selge on see, et reklaamina te seda esitate ja reklaamiks ta on. Õiguslikult tekib siin kohe kaks mõtet. Et kui te ütlete, et te olete milleski kiireim, siis nii konkurentidel võib tekkida küsimus, et kas see nii on ja mõni solvunud või siis võib-olla teist mahajääv konkurent võib seda teie vastu lihtsalt ära kasutada ning pöörduda Tarbijakaitseametisse ja Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametisse ning paluda algatada teie vastu menetlus, kus te siis olete kohustatud tõendama, et te olete kiireim. Et kas ja kuidas seda teha on võimalik, see on eraldi küsimus. Ja teine küsimus, mis selle punkti pealt, küsimuse pealt kohe tekkis, oli tegelikult see, et kui see on Tallinnas, kui see sõiduk kasub Tallinnas, siis üldiselt, kui te kasutate sõidukit oma igapäevases äris, te sõidate sellega ringi ja seal peal on selline reklaam, siis seda küsimust ei tõuseta. Küll aga, kui tekib selline olukord, et te justkui pargite seda autot, sõidukit kuskil pikema aja jooksul, võib tekkida selline mõte või interpretatsioon, et pargitegi seda autot seal reklaami eesmärgil. Tihtipeale haagised ja tihtipeale kaubanduskeskuste parklates seisavad ööd läbi mõned sõidukid külgede peal suured tekstid. Et sellisel juhul võib lugeda seda, et te pargitegi seal seda reklaami eesmärgil ja see tähendab seda, et rakendub siis Tallinna haldusüksuse territooriumil kehtiv reklaamimaksu kohustus välireklaami eest Tallinna linnavalitsusele. Nii et kui te seda pikema jooksul kuskil hoiate, siis kindlasti tasub teil pöörduda linnavalitsuse poole ja küsida, et palju te peaksite ka maksu maksma. Teistes Eesti haldusüksustes reklaamimaksu kehtestatud ei ole, et see kehtib vaid Tallinn. Ma lisan siia juurde veel ühe väikese sellise täiendusega, et kuna kõik need küsimused, kui need tekivad vaidlused ja see, see regulatsioon on läbi aegade paika loksutatud Tarbijakaitseameti praeguse TTJA vastavas reklaamikomisjonis ja olles ise ka mingil puhul kohal olnud, siis selles teemas on täpselt see, et kui sa lihtsalt väidad, et see on parem, siis on üks asi, aga kui tegemist on sellise mitte otsese väitmisega, vaid näiteks ühe tuntud õllebrändi puhul on see, et probably the best beer in the world, siis näiteks sellised asjad on võimalikud. Ehk selles mõttes, et siin on nagu kaks poolt, ühe poole pealt räägi palun oma advokaadiga ja teise poole pealt räägi palun oma agentuuri ja copywriteri ehk või loovjuhiga, et kuidas neid asju on võimalik vormistada niimoodi, sest et agentuurides ka täpselt samuti kõik loovjuhid ja edasi on nende samade piirangutega kursis, nad on aastakümneid mõelnud välja, kuidas öelda, et te olete kõige kiirem, nii et rääkige oma valitud teenusepakkujaga. Nii, aitäh ja meile praegu esitatud publiku küsimused on hakanud otsa saama, aga mul on endal sügelenud näpud, et ma tahan ühte vastust veel. Pets, sa rääkisid enne nii sellest, kuidas veebipoodi ise teha või sellest, et äkki oleks mõistlik lasta seda ehitada kellelgi, kes seda oskab. Aga olen näinud ka selliseid asju nagu e-kaubamajad, millest Eestis vast on tuntuim Astri, kuhu siis erinevad kaubamüüjad
saavad oma butiigi avada niimoodi, et see käib siis selle kaubanduskeskuse sildi ja egiidi all. Kuidas sellistesse asjadesse suhtuda, kellele need võiks sobida? Ega põhimõtteliselt sarnane küsimus on ka seotud sellega, et on ju võimalik ka müüa Amazonis ja on siin täiesti eraldi, kui vaadata seminari koolitusi, siis meenuvad ka e-kaubanduse liidu alt mõned, kus on esinenud inimesed, kes tegelevadki Amazonis müümisega, ostavad Hiinast kraami, loovad sellele brändi ja müüvad seda Amazoni vahendusel maailmaturul. Ehk et sellised turukohad ja samuti nagu siin ühe eelmine küsija poole pealt see Facebookis müük, et see on täiesti okei, see on üks osa, see on kas siis kõik või üks osa sinu müügistrateegiast, mis tuleks eelnevalt läbi mõelda. Ja sageli võib isegi öelda, et näiteks on olemas ka e-poe tarkvaradel, olemas liidestused Facebooki poega, või Instagrami tooteesitlustega ja nii edasi, ja kasutada nende muude Amazoni turuplatsidega. Et see on täiesti mõistlik kasutada, et sa mõtled täpselt välja, kuidas sa tahad müüa ja müüa asju kohas, kus inimesed käivad. Võib-olla täiesti mõistlik. Olen kuulnud just mõnelt müüjad selle kohta, et nad on leidnud, et Astri, mis on nüüd olnud turul juba mõned aastad, et see tegelikult on väga mõistlik koht, kus müüa. Aga seal tekib järjekordselt see küsimus, et kuidas sa ise tahad ennast esitada? Kas sa tahad olla, ma ei tea, eksklusiivne enda juures, kuhu sa tahad neid kasutajaid saada, mis on su tegelikult see enda poolt panustatav turundusplaan, et kas sa tahaksidki suunata kasutajad Astrisse, kus võib olla ka konkurente, sa tahaksid omada seda tugevat informatsiooni enda juures ja siis hakkavad tekkima igasugused sellised ka tehnilisemad laadi küsimused. Ehk et näiteks otsimootorite jaoks sa kirjutad väga hea teksti oma toote juurde, sa müüd seda oma kodulehel ja Astris, kumb tuleb Google'is esimesena välja. Ehk kuidas tagada seda, et kui sa tahad sellises olukorras, et sul on mitmes kohas oled väljas, et see sinu strateegia oleks tegelikult see, mis mängib. Nii et seal on nagu vaja läbi mõelda, aga ma arvan, et ta iseenesest on selles mõttes, ta on selline üks koht, mis panustab enda turundusse, mis toob sinna kliente kohale ja kui sa arvad, et sa suudad sealt silma paista, siis why not? Ja siin on tegelikult vist teisi ka, Eestis on teisi katsetajaid, üks oli mingi Hansapay nimeline lahendus, mis töötab muideks PrestaShopi baasil. Et neid vähemasti üritajaid on teisigi. Ja üleüldse tähendab, siin on ka võib-olla veidikele laiem küsimus, et kas ma peaksin, üks küsimus on see ise tegemine ja arendamise vaatest, aga siin tekivad järgmised küsimused, et kas me kasutame e-poe jaoks makselahendusena näiteks maksekeskust, kus on integreeritud koos kaardimaksed, Eesti netipangad, Läti, Leedu, Soome netipangad ja on veel tähendab teisi sarnaseid teenuseid veel, mis võtavad võib-olla veidikene suurema protsendi või ma tahan liidestuda eraldi erinevate makseteenustega võib-olla veidike väiksema protsendi eest, võib-olla mingisuguse kasutajamugavuse nimel, et neid valikuid on hästi palju, et minu soovitus on sageli see, et eriti kui sa alustad, siis ära karda kasutada mõni protsent kallimat teenust, kus erinevad funktsionaalsused on juba kokku integreeritud. See on odavaim võimalus katsetada oma äriidee toimivust või oma lahenduste toimivust. Ja siis sellel hetkel, kui tuleb välja, et sul maksetest võib-olla tõesti enamus on krediitkaardiga, siis võib otsida võib-olla, kas me leiame odavama krediitkaardi lahenduse ja jätame pangalingid käima läbi integraatori või kui kõik kliendid on ühest Eesti suurpangast, siis äkki tasub nendega teha otseleping. Ja sama küsimus on ka tarnete puhul, ehk siis kas me tahame teha eraldi lepingud kõikide meie pakiautomaatikettidega, mida on, ma arvan, et meil vähemasti 3 või 4 tükki. Või me tahaksime kasutada pakipondilaadset integraatorit, kus põhimõtteliselt sa võid oma kaubad visata neile riiulisse ja siis, kui tellimus tuleb, siis nad pakivad need ise ilusti ja võtavad valgete kinnastega, panevad sinu valitud värvi ümbrikutesse ja saadavad siis kulleritega laiali. Küsides iga liigutuse eest mõne sendi, aga kui sa nagu rehkendad kogu selle enda ajakulu ja makstava teenustasu kokku, siis
ma arvan, et integraatorite kasutamine teeb su elu niivõrd palju lihtsamaks. Ära üle mõtle, pane asi lihtsalt käima, hakka müüma ja siis saab edasi teha. Ja e-poe puhul ka, kui küsimus on see, kas ma pean igal pool integreerima ennast külge. Ei, kui inimene saab lihtsalt tulla, panna toote ostukorvi ja sa saadad talle pärast käsitsi arve ja kontrollid pangast, kas makse on tulnud, see on täiesti okei e-pood. Väga paljud alustavadki niimoodi, et peamine on alustada. Aitäh väga põhjaliku vastuse eest ja viimased minutid on jäänud. Üks küsimus, mille ma küsiksin veel ise. Karmen rääkis enne sellest reklaami juures, et kui reklaam on selline hall või piiri peal, et kas meil on ikka kiireim teenus, et see võib jääda silma mõnele konkurendile või pettunud kliendile, kes siis järelevalvesse pöördub. Et kuidas on nende privaatsustingimustega, kas ka nendega kehtib umbes sama loogika või tuleb need ikkagi teha alati esimese asjana kõigepealt valmis? Ma vaatasin praegu, kas Maarja paneb mikrofoni maha ja vastab, et vist ei pannud, et privaatsustingimustega tõesti ka meie praktikas on eriti 2018 aastal, kui uus isikuandmete kaitse üldmäärus tuli, siis tõesti tundus, et see on rohkem privaatsustingimuste olemasolu või selle puudumine on rohkem konkurentide uurimistegevuse objekt, kui siis tegelikult sellist nagu oma klientide ja töötajate andmete kaitsmisele pühendatav dokument. Et konkurendid käisid ringi mööda oma konkurentide veebilehti ja siis vaatasid, kellel on, kellel ei ole. Aga õnneks me oleme Eestis, mis tähendas, et 2018 ega 2019 ega käesoleval aastal, tõenäoliselt ka mitte veel järgmine aasta, ei ole meil andmekaitse inspektsioonil väga palju juriidilisi käehoobe, mis võimaldaks tegelikult menetlusi alustada selliste ettevõtete vastu. Et jah, võidakse teha märgukiri, võidakse teha ka mingil juhul ettekirjutus, aga sellega pigem täna asi piirdub. Tulevikus kõigi tõenäosusest kohaselt haldustrahvid tulevad, selline uus siis tükk meie õiguses, mis siis võimaldab ka andmekaitse inspektsioonil oluliselt efektiivsemalt oma ülesandeid täita. Aga tänaseks mulle tundub, et privaatsustingimuste kaudu me oleme jõudnud nagu sammukese edasi sellest, et see on vaid konkurentide huvi nüüd selle vastu, kas kuidagi kodaratesse midagi visata. Et kui need teha lihtsasti, arusaadavalt, oma kliendile ja oma ärile mõeldes, võttes aluseks loomulikult ükstapuha millise olemasoleva soovi korral või siis juba pöörduda nõustaja poole, siis see on ka viis, kuidas peegeldada, et just teie äri ja teie ettevõtjana hoolite oma kliendist, hoolite oma töötajatest ja hoolite sellest, et te ei astu üle nende joonte, mida te olete lubanud. Ehk siis see, mida te lubate, seda te ka teete ja selle panete kirja privaatsustingimustesse. See, mis maiguga on privaatsustingimused 5 aasta pärast, seda saame näha juba siis. Ma lisaksin omalt poolt veel ühe väikese poole siia juurde, mis on meil tegelikult kogu sellest jutust, kuna me oleme väga niimoodi juriidilise poole ette võtnud jäänud katmata. Ehk et reaalne risk teie ärile on see, kus mul oli see kastidega pilt vastutuse piiridest, on see, et kui vastutuse piirid ei ole paigas ja ei ole teada, kes hoolitseb selle eest, et see veeb oleks turvaline. Ehk et reaalsed case'id, kus minu arust on asjad vist küll Läti andmekaitses on seotud ühe poega, kus läbimõtlematuse tõttu sattusid kasutajatele nähtavaks mõningate teiste kasutajate andmed ja see on tegelikult nagu reaalne andmetöötluse poole probleem. Ja me kohtame seda tegelikult oma igapäevases elus, kui me teeme oma mingisugust ka väikest butiiki kindlasti alates lihtsalt sellest, et meil on veebiserveris on registreerinud kliendid, me tahame laadida nende andmed alla, laadida nad üles kuhugi mingisuguse e-posti saatmise platvormi, meie kõvakettale jääb fail nende kontaktidega, kas me kustutasime selle ära, et see andmehügieen hakkab tegelikult pihta hästi pisikestest asjadest, et privaatsustingimused on üks asi ja teine küsimus on see, mis on reaalsus. Nii, oleme läinud napilt üle aja,
kõik publik ei ole veel lahkunud, viimastele sellele enamusele, kes veel kohal istub, ütlen omalt poolt suur aitäh, ütlen suur aitäh ka kõigile esinejatele ja luban, et meie seminar saab olema ka järelvaadatav. Leiate meid nii Trinity kui Sony infokanalitest ja peatsete kohtumisteni juba tulevikus. Aitäh kõigile ja ilusat päeva!